hooaeg on läbi ja täna on FC Hiiumaa lõpupidu. Täna me saame iga mehe käest kuulata selle hooaja kohta muljeid ja samuti te näete, kes oli selle hooaja MVP. Nii et tulge meie hooaja lõpupeole. Siiski tuud erilist ei märka mu silm. Nähtud kõik kui vana mustvalge film. Kõik taas kordub, see kõik on olnud kord. Siiski tuud erilist ei märka mu silm. Nähtud kõik kui vana mustvalge film. Kõik taas kordub, see kõik on olnud kord. Suurepärane, sõbrad, suurepärane. Tabelit oskavad kõik vaadata, ma ei tea, kas keegi tegi hooaja peale vähem trenne kui meie selles liigas, võib-olla Puma, ma ei tea. Mina ütlen, et 11 koht on reaalsus, sellega võib väga rahule jääda. See aasta oli mul esimene aasta FC Hiiumaa eest mängida. Eks ma kutte teadsin paljuski läbi Läänemaa varemgi ja treener Maarjat ka, aga suuresti ikkagi ma ei teadnud, mis mind ees ootab. Mu jaoks on see kõik olnud väga suur kogemus, väga positiivses mõttes. Uus treener, kes on väga teistsuguse väljavaatega, uued mängijad, uued tutvused. Saarlane olla on nagu loll tunne või väga loll? Hiidlane palju hullem olla ju. Ei ole ju. Sul aju ei töötagi ju. Mulle väga meeldis isiklikult tiimi vibe ja kõik see oli minu arust võrratu. Isiklikes plaanides ma arvan suht okei. Ütleme, et kui võistkond lööb hooajal mingi 50 väravat ja siis sa oled 25, sa oled asjaosaline, siis mingil määral võib nagu rahule jääda sellega. Mulle meeldis see, et ei läinud enam riietusruumis nii palju omavahel sõneluseks. Et need ongi sellised asjad, et sa saad aru, et poisid ise mõtlevad ja austavad üksteist juba rohkem kui kunagi varem. Olgu kõik ma ei mänginud, siis kõige nagu hingelähedasem hooaeg senistest, ma arvan. Iga aasta hooaja alguses pakuks, et see on top 3 tiim. Võib-olla jah, see sportlik pool natuke jääb kripeldama, aga see ei ole isegi nagu südames, ma tegelikult ei hooli sellest. Tegelikult ma sain, ma arvan, siit oma kõige ägedama hooaja üldse seni, mis mul oma jalkakarjääri jooksul olnud on. Nii et aitäh Hiiumaa. Palju on küsimus, mis edasi saab? Sõber, mis edasi saab? Mis edasi saab? Hooaeg sai läbi, mis nüüd saab? Kui meil riburada pidi hakkavad tegelasi ära minema, siis on üliraske. Kui me kõik koos oleme ja kõik koos jätkame, siis on kõik võimalik. Minule kõige meeldejääval hetk oli see, kui meie tiim pääses A. Le Coq Arena'le. Lipp lehvib mastis ja lähed seal oma satsiga peale riietusruumis, kus muidu on Eesti koondis, et väga kihvt. Pool Hiiumaad räägib, et see on selline once in a lifetime üritus põhimõtteliselt on ju, et sinna üldse saada ja tiim tegi nagu super tööd. Ma näen, et iga madalama liiga amatöörmeeskonna iseseisva klubi madalamates liigades siht võikski olla väikese karikafinaal, et mängida A. Le Coq Arena'l. Ja see, et me sinna läksime ja see, et me seal mängisime hoolimata sellest, et me kaotasime, siis see kindlasti oli selline highlight nagu minu meedikukarjääris, jalgpallimeedikukarjääris üldse. Sain ka tervelt minuti mängida, nii et see jäi mu selle hooaja viimaseks minutiks ja eks näis, kas üldse viimaseks minutiks. Super, aitäh teile, te olete nii vinges! Uusjaan on ka! Kui mäng algab, siis ta ütleb mängijatele, see ei saa. Vennad seisavad 100 meetri all, ma proovin zoomida, võtta mul oli zoomi välja, oota, mul on oma toru kaasas. Mikkel Naukas! Pildistamise mõte minu jaoks ongi justkui see, et ma ei taha, et keegi nagu poseeriks seal kaamera ees. Ma tahaks nagu just püüda seda hetke emotsiooni, mis seal väljakul toimub. Kui sa veel tunned seda inimest, et kuidas ta nagu mujal väljaspool nagu seda jalgpalliplatsi on, siis kuidas ta nagu reageerib nendele sündmustele, mis seal nagu lahti hargnevad või kuidas ta ise neid asju lahendab. Ja ma saan selle pildi peale, siis see minu jaoks on see siis õnnestunud, kui ma selle sinna pildile saan. Tüdrukud, meedikud, Kristiine ja Triinu, super.
see, mis meil nagu veab ja rannib, on ikkagi see tiim ja need poisid ja taustaks võib-olla nii palju, et minu pere on nagu üdini jalgpallipere, minu mõlemad lapsed mängivad jalgpalli, tütar on isegi koondise tasemel mänginud. No mina jalgpalli mängida ei oska, on ju, siis mina valisin selle meediku tee, on ju. Ma teen seda jah, oma vabast ajast, vabast tahtest, mind nagu käivitab just see emotsioon, et see feeling, millega poisid lähevad väljakule, see hetk, kas me siis võidame, kaotame, lööme selle värava, meil on mõni hästi lubav selline mänguolukord, on ju, selle pealt ikkagi nagu tuled jälle ja nagu pakid ennast kokku ja sõidad Eesti teise otsa, et see on lihtsalt, see on see, mis tuleb silma särama ja ma olen siin poistele lubanud, et ma teen seda täpselt nii kaua, kui mind on vaja nagu ratastooliga väljaku kõrvale kärutada, et kuni sinnani ma olen poistel olemas ja lähme rõõmsalt edasi. Parim meeskonnamängija Olger Seppmaa. Ma käingi igal mängu ainult sellepärast, et mulle meeldib teie koos jalkat mängida. Okei. Enamus väravad ei sünni ilma sööduta. Sööduandjaid, assisti vendasin meil loeme kokku. Palju on. Piil arvas, et tema võidab. Ja algul ta arvas, et tema mängib 6 peal, lükkab kõigile. Ei lükanud. Kermo Platov, sõõdumeister! Selle hooaja kõige suurem pind on ikkagi see, et me oleme suhteliselt idikad. Nii palju mõttetuid kaarte, kollaseid, punaseid, sellist kohtunikuga jauramist. Ütleme, et ühega sellest olen rahul, üks oli siuke väga ebaõnnetu ja ütleme nii, et anti mulle, mitte ma ei saanud seda. See nagu väsitab ja pärsib kogu seda võistkonnasporti. Kõik võiks natuke juurde panna ja rohkem pühendada. Satsist peaks ennast kokku võtma Robin Malting. Ai, ma ei saa trenni tulla ja ai, ma ei saa, mul on nii valus ja ma ei tohiks, et füsio ei luba. Unust ära. Pigem ikkagi nagu hakkab see kõik peast. Come on, võta kokku ennast, tule lihtsalt trenni. Natukene tööd ja siit tuleb küll. Karl-Johan Kastein peaks ennast kokku võtma. Ma saan aru, et see hooaeg tal ei ole õnnestunud oma energiat panustada jalgpalli. Ehk ta on seda mõnel muul viisil nagu väljendanud. Peale sellist kuradi kurku ja natuke veega loputada. Jah, näitab küll. Suu jopis. Tuleb äkki järgmine mäng natuke paremini. Kurat, neid sõnu on nii palju, siis ma väga tahan, et ta taaskord väljendaks neid palliplatsil. Sest et tihtipeale on olnud mõtteid, et kurat, sa lihtsalt seisad väljaku ääres, sa praegu ei mängi. Mida sa räägid? Mis mõttes? Miks sul on mingi selline õigus? Nagu siuksed mõtted tekkisid. Aga ei, muidugi ei midagi halvaga tema suunas. Ta ise saab sellest suurepäraselt ise aru ka. Kõige hinnatum mängija. Ise välisite. Kui tuleb see mees tuppa ja lööb rusika lauale, siis laud läheb katki. Sander Laur! Putid, meeletult tänulik sellele. Nagu te teate, siis ma tahtsin oma hooaega lõpetama hakata. Aga nüüd karjääri. Nüüd on see 50-50. Ja just see annab mulle indu veel juurde, et võib-olla ma veel jätkan. Esimene asi, me jätame selle paki siia samma, kui ei Tartust ära. Kutid, õudselt tahaks seda mängu ära võtta.
Saku! Hooaeg oli pikk ja kopp on ikka väga ees. Saame natukene puhata ja juba jaanuaris paneme edasi ja ma loodan ja ma arvan, et me oleme kõvemad kui kunagi varem.